Läti parlament šokeeris rahvusvahelist avalikkust ideega astuda välja Istanbuli konventsioonist, mis tõkestab naistevastast vägivalda. Konventsioonist lahkumist toetas lisaks opositsioonile ka koalitsioonipartei Roheliste ja Põllumeeste liit. Valitsuse teised liikmed hääletust ei toetanud, hoiatades, et selline samm kahjustab Läti rahvusvahelist mainet ning saadab ohtliku signaali, et vägivalla probleemi ei võeta tõsiselt. See saadab sellise signaali, et inimõigused ja siis vägivalla ennetamine, et need on sellised asjad, mida potentsiaalselt on võimalik ka tagasi pöörata. See praegune debatt on viinud sinna suunda, et need, kellele konventsiooni tegelikult kõige rohkem vaja on, kes saavad selle tõttu lisakaitset, ehk siis vägivalla ohvrid, et nende usaldus näiteks riigi vastu ka on seetõttu vähenenud. Läti ratifitseeris Istanbuli konventsiooni 2023. aasta lõpus ning nüüdsed väljaastumise toetajad on samad inimesed, kes sellega vastu võtsid. Tegu tundub olevat sisepoliitilise kähmlusega, mille eesmärgiks on valitsuse kõigutamine, sest järgmisel aastal ootavad ees valimised. Kodanikuühenduste sõnul on viimase 2 aastaga saavutatud naistevastase vägivalla vastu rohkem kui viimase 20 aasta jooksul kokku. Mēs esam atnākuši arī kā novērotāji daudz sarkanā krāsā, simbolizējot to sieviešu asinis, kas ir bijušas nogalināts vardarbības ģimenē rezultātā, un tādu Latvijā nav maz. Es atgādināšu, ka Latvija ir Eiropas Savienībā uz 100 000 iedzīvotāju pirmajā vietā pēc sieviešu slepkavībām. Hetkel ei ole Istanbuli konventsiooni ratifitseerinud vaid 5 Euroopa Liidu liikmesriiki, kuid kõik 27 on selle allkirjastanud. Leppevastased argumenteerivad, et neid häirib dokumendis sisalduv sotsiaalse soo mõiste. Šī konvencija paver durvis ideoloģija, kas grauj visas līdz šim zināmās tradicionālās vērtības, kas gadu tūkstošiem ir nodrošinājuši cilvēku sugus turpināšanos. Kui vaadata seda esimese lugemise arutelu, siis seal olid laual argumendid, mis tegelikult Istanbuli konventsiooni üldse ei puuduta. Et mingisuguste soovahetusküsimuste või selliste asjadega Istanbuli konventsioon üldse ei tegele. Eestis me peame samamoodi ikkagi tegelema valeinfo levikuga, et selle peale ei hakataks siis siin mingeid rumalusi tegema. Debatt on teravdanud koalitsioonipingeid ja õõnestunud valitsuse stabiilsust, kuid ka rahvusvaheline üldsus ei suuda mõista, kuidas nii tagurlik idee Läti seimis heaks kiideti. Stambulas konvencija kalpo ideoloģiskiem mērķiem, kas mums ir nepieņemami. Jo mēs uzskatām, ka vīrietis ir vīrietis, sieviete ir sieviete, un bērniem skolā nav jāmāca, ka puisītis var mainīt dzimumu un palikt par meitenīti. Tas ir nepieņemami, nevajadzīgi un sabiedrībai kaitīgi. Ir jāaptur bērnu psihes kropļošana ar idejām par sociālo dzimumu eksistenci un dzimumu maiņu kā modes lietu. Man mamma ļoti bieži staigāja saules brillēs, tāpēc, ka tēvs viņu sita. Un viņš viņu sita brīžos, kad kāds vīrietis bija uz viņu paskatījies. Tās nav spēlītas. Ja Nacionālajai apvienībai liekas, ka tā ir, tad mainiet savu nosaukumu, jo vārds nacionāls ir tas, kas ir par tautu, tātad cilvēku. Eesti võrdõigusvoliniku sõnul ei ole Istanbuli konventsiooni näol tegemist kauge ja tühise dokumendiga, vaid see mõjutab otseselt sellega ühinenud riikide, kaasa arvatud Eesti õigusruumi. Samuti kuulub meetmete hulka tugikeskuste loomine ning seksuaalvägivalla ohvritele suunatud kaitse pakkumine. Kui me mõtleme nüüd siis alles hiljuti olnud näitel, mis Eestis oli, et kuidas jagati peamiselt naiste selliseid intiimse sisuga pilte ja videomaterjali ühes veebiportaalis ja kus need jagajad tundsid ennast täiesti sellist karistamatuse tunnet, et siis see ongi üks asi, mida näiteks Istanbuli konventsioon nõuab, et sellised kuriteod oleksid ka siis kriminaliseeritud ja need ohvrid siis, kelle pilte on jagatud, eks ju, et nemad saaksid ka siis õiget abi. Läti Seim võttis eelnõu leppest lahkuda vastuhäältega 56 poolt ja 32 vastu. Nüüd on asi presidendi kätes.